Nii, teeme järgmise nädala ülevaate ja viskame kiirelt pilgu peale siis uudiste valdkonnast, et mis päevadel meil siis siuksed olulisemad uudised on, et teaksime valmis olla turgudel. Ja MyFXBooki põhjal siis on huvitav nähtus meil täna, siin pühapäeval siis, on Powelli kõne, et esmaspäevane päev võib tulla siis väga-väga pöördeline. Ja kohe siit järgmine esmaspäev GBP-l on siis Bank Holiday, USA's on Memorial Day, ehk et kauplemist väga ei toimu. Turud küll võivad liikuda natukene, suurem hüpe suure tõenäosusega toimubki meil hommikul vara ära. Suure tõenäosusega tuleb ka suur käpp turgudele, mida siis nädala jooksul hakatakse nii-öelda tagasi täitma. Aga saame näha, mis siis reaalsus on. Edasi teisipäev. Teisipäeval on Saksamaalt olemas siis Consumer Confidence uudis, punase kaustu uudis. Prantsusmaalt on meil tulemas siis inflatsioonimäära uudis, mõjutab euroliikumist. Samamoodi see Saksamaa Consumer Confidence mõjutab euroliikumist. Ja ka eurole mõjub siis Austria Manufacturing PMI, et eurole siis teisipäeval tulemas ka suhteliselt oluline päev, et saame näha, kuhu poole turud siis ennast positsioneeruma hakkavad. Edasi tulemas teisipäeval siis USA dollarile, New Yorgi sessiooni ajal durable goods, erinevad uudised. Ja saame näha, mis siis dollar meil siis euro-uudistele vastu panna on. Edasi kolmapäev on meil tulemas siis Londoni sessiooni ajal Saksamaalt unemployment rate ja unemployment change ja väga-väga oluline siis FOMC on kolmapäeval, et tasub olla enda lahtiste tehingutega siis ettevaatlik, võimaluse tuua need siis break-evenisse või üldse võtta tehingud välja või mitte ka panna uusi tehinguid ööseks sisse, et FOMC mõjutab turgise väga-väga suurelt. Edasi, neljapäev. Ascension Day. Isegi tean, mis ta eesti keeles meil täpsemalt tähendab, aga igastahes euro puhul siin kauplemist ei toimu, aga see on Aasia sessiooni ajal. Et London avaneb siis kella 10 ja Frankfurt kella 9, et siis toimub jälle kauplemine edasi. Ja sealt edasi siis on meil Hispaaniast tulemas retail sales, aastalõige ja kuulõige. Väga suuri muutusi liikumisi nende uudistega ei oota. Ja siis jällegi oluline kohe siin neljapäeval on USA dollari uudised, erinevad töötusmäära uudised ja GDP growth rate esimese kvartali kohta. Et siis on suuremat volatiilsust ja suuremat agressiivsemat turgude liikumist. Ja lõpetuseks reede on meil tulemas siis erinevad Saksamaa regioonide uudised, CPI-d, et reede jällegi siis euro puhul eriti on väga-väga tähtis päev, kus siis euro võib teha meil suuri hüppede liigutusi. Ja reede peale siis New Yorgi sessiooni ajal tulemas siis personal income kuu lõikes, goods trade ja Michigan consumer sentiment, need on vast sellised põhilisemad, olulisemad, et reede võib tulla ka siis küllaltki heitlik, küllaltki volatiilne päev, et tasub olla seal ka siis tähelepanelik ettevaatlik. Nii, aga liigume graafikule. Eelmise nädala ootus oli siis, et turg tuleks liiguks allapoole, saaks siit alast enda reaktsiooni ja jätkaks üles liikumist. Seda reaktsiooni otseselt ei toimunud ja turg murdis siit alast välja. See, mis meil siin nüüd praegu toimus on, sellest võib kujuneda suuresti siis likviidsuse haaramine, see on siis dollari indeksi peal. Ja olen alati juhtinud siis tähelepanu sellele esimesel liikumise osale ja oodata siis sealt pöördumist. Ja olen ka siis nii-öelda
osade inimestega siin päeva lõikes jaganud enda neid vaateid, mida konkreetselt päevalt oodata. Et ka siin just turg tuli ülesse ja liikus alla, seda tagasipööret ei toimunud. Et jäigi see alla liikumine. Järgmine päev samamoodi, alla liikumine ja ülesse. Seda kõike siis näitena jutustan nendele osadele inimestele 15 minuti graafiku peal. Et see siis nii-öelda ühe päeva lõikes, et kui meil Londoni sessioon algab, et siis mis on minu vaade, minu ootus konkreetsele päevale. Ja alati need paika ei pea, et kaupleme tõenäosusi ja kui turg liigub vastuolulises suunas, siis nii lihtsalt on. Midagi seal teha ei saa. Et meil järelturu kauplejatel seda võimu ei ole, et turgu liigutada. Et selle jaoks on ikka tohutu kapitali vaja. Kuid, nii, teeme natuke puhtamaks. Vaadates nüüd siia daily graafikule. Reedene päev on meil siis sulgunud bearish'is, et siit on oodata veel siis langust edasi. Ja sama ka weekly. Weekly vaates oleme ka tugevalt bearish'is, oleme jõudmas jällegi siia tugevasse supply demand alasse, selles weekly vaates. Ja tuleva nädala suhtes ma ootaksin siit siis järjekordset reaktsiooni, et turg liiguks ülesse ja tehtaks kogu selle liikumise osas tagasitõmme. Vähemalt siia 50%-ni. Et weekly vaates siuke märgilisem support resistant ala saabki siia vahemikku tõmmata, kus hind on meil siis varasemalt ka kinni jäänud võidelnud. Põhimõtteliselt mul siin varasem joon juba olemas. Et vähemalt siiamaani ootaks turgu enda tagasitõmmet tegema. Ja kui vaadati weekly vaadet, siis allpool jah, on veel alasid, kõik oleme sellest nüüd, kuhu maani meil turg siin allpool liigub. Mõõdame korra Fiboga üle. Turg on jõudnud meil ilusti 50%-ni ikka siin varasemalt ja on meil siin nüüd Golden Zone'is ka juba sees käinud, et võiks oodata siit siis tõusutrendi. Vähemalt siia punase jooneni, see on weekly vaates, see võtab väga-väga kaua aega. Daily vaates endiselt bearish, ühtegi konkreetset ala allpool rohkemat ei ole. Üleval pool on meil neid alasid magneteid väiksematel äärraamidel veel, et kuhu maani siis turgu võiks veel oodata. Kuid mis tulevad nädalat ootab, see ootaks turgu tulema veel nõks allapoole ja et siis liiguksime ülesse. Siin on meil olnud küllaltki tervislik, välja arvatud see osa, küllaltki tervislik nii-öelda siis liikumine, väike nii-öelda lahkeli siin lõikes, et kuhu siis turg võiks kõrgemale minna. Ja tuleva nädala ootus, nii märgime siia natukene neid alakasi peale, kuhu poole turgu võiks oodata. Nii, selle saame siia. Erinevad stsenaariumid, nagu ikka märgin peale, üks ootus oleks see, et turg toimetab niipidi. Suurem ootus on, et turg liigub ülesse, teine ootus on see ja et see ala siin vastu ei peaks, vaid turg tuleks kõrgemale, siis võib-olla saame mingisuguse reaktsiooni ja liigume ülesse poole. Siin olekski paslik ära märkida ka siis siin meil see ala ja ka kerge käpp siin hinnavahemiku sees. Nii, edasi GBP USD. On meil jõudmas ka siis suuremasse alasse, et turg seda esimest lõiget üles ronimist jätkas, pöördumist ei tulnud. Et kaupleme siis, rõhutan veel kord, tõenäosusi ja alati need tõenäosused meie prognoosidele siis paika ei pea. Vaadates weekly vaadet, meil üks ala on veel ülevalpool.
saamegi see ära märkida, kuhu turg veel tulnud ei ole, et läheb väga ilusti kokku siis ka dollari-indeksi pildiga. Ja siin samamoodi on meil kogu selle jala osas tagasitõmme toimumata, et ka GBP-USD siis ootaks siin tagasitõmmet. Hetkel oleme väga-väga bullish, korjanud ära korralikku likviidsust eelmiste tippude pealt ja ootaksid pöördumist. Kas see pöördumine nüüd leiab aset siit alast või turg ronib veel kõrgemale, seda me ei tea. Et seda näitab meile siis aeg, et mida siis suuremad turu otsustajad teevad. Nii, natuke puhtamaks, niimoodi. Kuid ka siin 4 tunni vaates oleme tugevas alas, mida oodata. Tõmbame siin natukene seda kastikest väiksemaks, vaatame, kas me saame selle ala siin ka meil natukene täpsemaks või ei. Nii, peame veel kaugemale tulema. See päris kaugesse lõiku. Nii. Vaatame, kas on juba märgitud, ei ole. Nii, saame 4 tunni ala saame siin teha natukene täpsemaks. Ka erinevad stsenaariumid, mida saab peale märkida. Paneme ostualad ka siia vastu. Siit märgime selle swing liikumise põhjani. Siin samamoodi. Ja ka siin. Et meil on, nagu näha, küllaltki palju likviidsust, mida turg võiks siis ära korjata. Ja erinevad ootused siis GBP-USD-le ka, kas turg liigub ülesse ja siis liiguma alla, tekitatakse mingisugune supply demand võib-olla siin kerge alla tõmbega. Ja siis turg liigub edasi allapoole. Või teine stsenaarium. Näeme miskit sellist. Kas ta nüüd päris siia nii kõrgele tuleb? Kas ta jõuab siia 4 tunni supply demand alasse? Seda ei tea. Eks aega näitab, kuid üldsuund. Üldootus tulevaks nädalaks on korrektsioon, et turg liiguks tagasi allapoole. Ja pöörame nagu ikka tähelepanu sellele esimese liikumisele. Et ei jonni vastu, siis kui turg otsustab liikuda siit kohe siis allapoole. Et ei hakka siit kohe siis ostu otsima. Et ostu jaoks ootame siis kinnitust. Ehk siis turustruktuuri suuna muutust või trendi muutust väiksematele ajaraamidele. Nii, edasi euro. Euro prognoos võiks öelda, et pidas paika. Turg liikus ülesse, küll alla liikumist toimunud ei ole. Nii, vaatame siit ka need joondused pealt ära. Ja euro on meil ka jõudnud siis võrdlemisi huvitavasse alasse. Vaatame korra weekly. On meil tugev bullish ja selle sama bullish liikumise osas on siis korrektsioon veel toimumata. Nii weekly vaates oleme tugeva bullish küünlega, ootaks veel üles liikumist. Meil on tugev müüjate kohalolu siin tipus olemas, küünlavikide näol siis, et ootaks siit siis samamoodi turu pöördumist. Daily vaates on turg suhteliselt vaikselt liikunud. Vaatame, mis 4 tundi näitab. 4 tunni mõistes me saaksime isegi siit turustruktuuri juba lugeda vaadata, et kus meil oli põhi ja tipp ja turg murdis siit põhjast läbi. Ehk et meie nii-öelda uus tipp siis on siin peal ja meie uus põhi on siin. Et siit ootaks siis turgu nüüd allapoole liikuma tegema enda korrektsiooni. Märgime erinevad stsenaariumid peale. On meil korralik likviidsus siia kogunenud, et mida meil turg teha võib. Kas liigub midagi nii? Või näeme siit siis kohe allapoole langemist. Mingit vastupanu võib-olla siin,
support resistant ala juures, hinnapiiri juures, et kus siis turg võib enda mingit peatumist või ajutist korrektsiooni teha. Aga üldsuund, üldootus siis selline. Nii, NZD USD. Natuke täitis ootust, küll seda samamoodi nagu eurole GBP-l, seda korrektsiooni ei toimunud. Ja on siis NZD USD ka meil 4 tunni vaates väga bullish ja oleme jõudmas siis siia support resistant joone lähedale, et saab näha, mida turg siin teeb. On meil ka korralik likviidsus siin, et mida turg siis ära korjata võiks veel. Erinevad stsenaariumid, selle 4 tunni ala siis vastupidamist ma siin otseselt ei ootaks, vaid tahaks näha turgu minema siit kõrgemale, et nende tippude pealt korjatakse ära likviidsus. Ja siis toimuks sulamine. See oleks see põhitsenaarium, mida oodata. Või teine, näeme isegi siin, jäetakse likviidsus tuleviku tarbeks alles ja võime näha siit siis langust. Kuid suund sama nagu eurol ja GBP-l. Et ootaks siis korrektsiooni kogu selle osas, et turg tuleks vähemalt siia 50%-ni liigi kaudu. Nii, AUD USD. AUD ka siis on meil tugevalt konsolideerunud jälle, et ei ole suurt väljaliikumist, suurt hüpet presenteerinud, näidanud. Ja samamoodi nagu siis NZD-ga ootaks ka AUD-l siin korrektsiooni toimumist. Erinevad stsenaariumid peale on meil samamoodi siin ka likviidsus, kas turg nüüd liigub siit ülesse, korjab ära likviidsuse ja siis näeme sulamist. Või tekitatakse siia likviidsust juurde. Tuleme natuke lähemale. Tekitatakse likviidsust juurde ja näeme kohe siit juba siis langust. Kuid üldootus, üldsuund on siis teistel paaridel USA dollari vastu langusesse, et kui dollar võiks siis minna tõusu edasi. Nii, GBP, NZD. Ühte ootust meil täitis, küll mitte nii agressiivselt nagu loota oli, kuid sellega poolest toimus veel üles liikumine, alla 4 tunni supply demands'i korrektsioon ja siis jälle üles. Ja turg on jälle siis nii-öelda siin eelmisi tippe väiksemat struktuuri jälle testimas. Et siin ka turg on veel uptrendi suunas ja ootaks turgu veel ülespoole minema. Nii, vaatame korra. Ühtegi sükast korrektset 4 tunni supply demand'is on otseselt ei paista. Viimane kasutati siin ära ja siia jalga ei ole ühtegi maha jäänud. Müügi poolel on meil siin, kuid selle ala vastupidamist ma siis otseselt ei ootaks. GBP NZD-le siis ootaks mingit sellist liikumist, turg tuleks ülesse, võib-olla võib minna kõrgemale, aga siis sealt ootaks korrektsiooni, et korjataks ära siit likviidsus, tehtaks korrektsioon siin selle jala osas ja siis võib-olla potentsiaalselt jälle ülesse. Aga kas üles liikumine siis järgmisse nädalasse jääb, saame näha. Nii, GBP, JPY. Midagi väga suurt ei toimunud, kerge nõks üles liikumine toimus, aga mitte väga märgiline ja ka õrn alla liikumine. Et võiks öelda, et GBP JPY siis suhteliselt kõvasti konsolideerunud ja mis on ka siis varasemast turupildist täitsa loogiline. On meil korjatud ära siit siis likviidsus. Ja praeguse 4 tunni raamistikus siis on turg oma struktuuris veel bullish, et on oodata ülespoole liikumist. Ja GBP, JPY ja USD JPY, siis minu nägemus, minu ootus nendest on see, et nad liiguvad suhteliselt sarnaselt. Et kui USD JPY liigub üles, siis seda teeb ka GBP JPY. Ja GBP JPY-lt ootaks mingit sellist liikumist. Nii, USD JPY.
see on natuke rohkem liikunud, on sulanud rohkem, on ka need alad nii-öelda siis ära korjatud, ära võetud ja jõutud siia siis 4 tunni supply demand'i sisse. Ja kerge nii-öelda peatumine on ka siin näha Doji küünalde näol siis. Kas nüüd turka tuleb veel allapoole? Seda siin praegu keerukas öelda. Võime näha siit reaktsiooni ülesse, et turg läheks veel ülesse poole. Või siis näeme mingisugust liikumist allapoole, turg tuleb allapoole, korjab ära likviidsuse siit põhja pealt näiteks. Kas ta nüüd päris siia supply demand'i jõuab? See on ise küsimus. Ja siis ülesse. Üldootus selline siis oleks. Uuesti CAD. Nii, vanad ootused pealt ära. Uuesti CAD-il on meil ka suurem ala siin allpool veel. On siis korralik sulamine toimunud. Ja ootaks turgu tulema natukene veel allapoole. Võib-olla kerge sihukese korrektsiooniga. Ja siis üles. Kas nüüd siia veel alumisse alasse jõutakse? Seda näitab aeg, et mida meil siis turg täpsemalt otsustab. Teine stsenaarium märgiks sellega peale, oleks selline. Nii, ja viimaseks vaatame kulda, et kulla ootused. Et see, mis ma peale märkisin, siis ka need support resistant alad jooned, et kus ma näen nagu siis neid, siis kuld tegi enda korrektsiooni ära, jõudis support resistantini, sai siit reaktsiooni ja jätkas siit siis ilusti üles liikumist. Kuni järgmise support resistantini, mis käitub justkui siis põranda ja laene. Et siin selles pildis praegu kuld, kui kasutada kas või tunneli meetodil trendi märkimist, siis on downtrendis, et siit võiks oodata siis ka kullale veel downtrendi liikumist, kuld tuleks veel allapoole, kuid väga-väga suures pildis kuld on siis endiselt bullish. Kui kuld otsustab allapoole liikuda, siis ootaks mingit sellist liikumist, et see põhi ka siin ära võetakse ja kuld tuleks teeks sügavama alla tõmbe. Vaatame korra kohe. Kuskile siia näiteks. Siin ka väike sükku support resistant ala vahel. Kui kuld otsustab enda tõusulainet jätkata, mis iganes uudiste mõjude põhjal, siis ootaks kulda murduma siit ülesse poole. Kas nüüd tullakse veel korra siia, retesti, ja siis jätkatakse, või liigutakse siis kohe siit ülesse. Eks see paistab. Aga sellised 2 ootust oleks siis kullale minu vaates, minu nägemuses. Vot, need on siis minu ootused vaated tuleval nädalale, mida ma ootan siis dollarit tegema ja teisi valuutasid dollari suhtes. Tehke enda analüüsid ja lähme vallutame turud järgmine nädal.